No nii, kallid vaatajad, oleme jälle jõudnud ühe sportliku nädalavahetuse lõpuni. Eile toimusid jõulumäel Eesti karikasarja avaetapp duatlonis, mis oli siis karikasarja esimene etapp. Olen kokku pannud väikse video. Videos annan väikse ülevaate, kuidas võistlus läks. Minu mehaanikud ja toitlustajad ja peavarjuandjad Mart Jält ja Viibeke Tamm filmisid, olid tublid pealtvaatajad ja aitasid mul seal võistlustel ilusti hakkama saada. Ja ma arvan, et panen video peale ja ma räägin täpsemalt. Jõudsime siis kohale ja esmalt saime võistlusnumbrid kätte. Panime rattale, panin numbri peale. Polnud ammu seda teinud, et omajagu aega möödas Üritasin küll sirgelt panna et aga ikka oli siuke krobeline number. Samamoodi ka kiiril olid numbrid, nii ees külje peal. Ja siis juba oli vaja minna. Distantsiks oli 6 kilomeetrit jooksu, 21 kilti ratast ja 3 kilomeetrit uuesti jooksu. Ilm oli hea, soe ja kombega ei pidanud mingit lisavarustust endale selga toppima. Et nagu nüüd näete, start käis, kohe väike küngas, laskumine ja metsa ära. Et puhas krossi jooks. Kõik, kes on jõulumäel käinud, teavad seda rada. Ei ole just kõige kergem. Et siin tulen ees ja minu järgi on siis lätlane Dimitrievs, endine Läti tugev triatlet ja jooksime esimese jooksu koos. Ajaks tuli 20:40. Eelmine aasta enam-vähem samasse auku. Ja siis läksime rajale, rattarajale. No ta alguses juba Dimitrievs kadus ära ja siis ma sain aru, et ma pean üksi sõitma. Sõitsin üksi 21 kilomeetrit. Seekord sain väga hea emotsiooni ja viimastel ringidel isegi tekkis tunne, et ei tahagi rajalt ära tulla. Et 33:07 keskmist kiirust teeb see siis mingi 37, natuke peale. Ja siis läksin teisele jooksule. Alguses jalg oli ikka pehme, et selles mõttes seal liiva ja mändide vahel jalg vajus läbi ja tehniliselt oli natuke keeruline, aga kannatasin ära ja teisel ringil oli juba hoopis teine tera. Ja tulin finišis ära, teise jooksu aeg 11:05. No siuke keskmine, et selles mõttes ega mul seal taga keegi nagu väga püüdmas ei olnud. Üldaeg 1:05.52. Pole üldse paha. Ja võrdluseks võib tuua, et eelmine aasta oli 1:05.51, et stabiilsus on olemas. Ja üldjoontes ma olen rahul. Tegemist oli mu treeningvõistlusega. Eesmärk oli mul enda asja teha seal ja põhieesmärk oli ikkagi seda rattarada võimalikult tugevalt sõita ja tehniliselt hästi sooritada, et oma väikesest hirmust üle saada. Ja ise tunnen, et tuli hästi välja. Ma arvan, et siit on hea edasi minna. Järgmine nädalavahetus toimuvad Poolas Euroopa karikaetapp ja järgmine nädal loodetavasti võtame veidi koormust maha, et Poolas heas vormis olla. Kindlasti peale seda teen ka video ja ega midagi. Kui teile muidugi jälle meeldis see video, siis teate küll, mida teha, eks ju, et pange like. Kui tahate jagada, võite vabalt seda videot jagada. Kui tahate teada saada esimesena, millal video tuli, siis pange ka subscribe. Peatse kohtumiseni. Tšau!